Tere tulemast kuulama loomakaitse ja varjupaiganduse teemalist podcasti Käpa all. Sind tervitavad saatejuhid Anni ja Kaia. Täna on meil külas loomakaitsja Hellika Lantsman, kellega räägime loomadega äritsemisest ja millerdamisest. Tere Hellika! Tere! Nii, sa oled töötanud siis Tallinna varjupaigas juhatajana. Oled olnud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis lemmikloomade heaolu teenuse juht. Just nii. Aga enne seda sa hoopis tegid karjääri põnevas lennundusvaldkonnas, aga ühel hetkel otsustasid siis jätta selle karjääri ja hoopis pühenduda loomadele. Miks siuke otsus? No tegelikult on see, et minu täiskasvanu elu jooksul ma põhimõtteliselt olen olnud kogu aeg seotud loomakaitse valdkonnaga. Ma alustasin Eesti Loomakaitse Seltsis ja kui ma õppisin Eesti Lennuakadeemias, siis ma samal ajal töötasin Loomakaitse Seltsis. Aga mulle tundus see loomakaitse valdkond pigem alati sellise vabatahtliku tööna, et ma ei kujutanud ette, et ma olen võimeline seal nagu ka tööd tegema selles mõttes, et sellest raha saama ja niimoodi ära elama. Sest et tavaks on ikka see, et kui sa oled nagu kuskil MTÜs, siis palga saamine kui selline on, seda ei tohiks nagu saada, et sa peaksid õhust ja armastusest elama, mis tõttu kujuneski pigem tavaks see, et päevasel ajal teed tööd ja öisel ajal siis oled vabatahtlik ja aitad loomi. Ja lennundusse kui sellisesse see on selles mõttes hästi-hästi põnev ala ja mulle tohutult iseenesest meeldib see valdkond, aga lihtsalt midagi ei ole teha, vahel süda otsustab teha oma ja kuigi mõistuse mõttes võid mõelda, et karjäär ja kõik sellised asjad nii-öelda maailm on lahti ja taevas on kodu, siis lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui su süda ütleb, et praegu on sul võimalik teha midagi suuremat kui enda elu korrigeerida, siis sellest ka see valik sai tehtud. Väga põnev. Ma küsiks korra vahele, kas sa olid ka juba väiksest peale see, kes kuidagi päästis loomakesi, putitas kassipoegi elule, et kas see oli sul juba nagu nii-öelda loomulikult nii-öelda kaasas? Pigem jah, selles mõttes, et ma väiksest saati a la vihmaussid tuli vihmaveelombist ära päästa, et need seal asfaldi peal lihtsalt üle ei kuumaneks selles lombis ja nii edasi. Et mul on alati siuke hell koht olnud või hell süda, et võib-olla nimi vihjab ka sellele, et ega ma päris nii-öelda kivisüdamega olla ei oska. Ja mul ei ole väga vahet olnud, et kes see loom on, kui loom vajab loom on hädas ja vajab abi, et siis talle tuleb seda võimaldada ja nii ta on läinud. Ja praegu sul on ka täitsa uued nii-öelda tuuled puhumas, et oled läinud hoopis kinnisvara valdkonda? Jah, Tallinna linnatransport, et selles mõttes, et kuna ühistransport on jällegi, et eks ta on samamoodi selline ala, mis on oluline suures maailmapildis, ma arvan, et iga ühele ei peaks auto olema ja ühistransport peaks olema selline, et me saaksime sõita punktist A punkti B ja eriti linnakeskkonnas peaks olema meile võimalikult mugav ja nii, et meil ei ole vaja sinna autorooli istuda. Et jah, aga ega ma selles mõttes ongi, et loomakaitsest ma täielikult ära ei kavatse kaduda, küll aga on see, et kui sa teed pikalt ja teed suure südamega, siis mingi hetk sa lihtsalt ise sa väsid ära. Tuuleveskitega võitlemine ja kogu aeg tõestamine, et see valdkond on oluline ja kõik selline osa lihtsalt mingi hetk võtab su läbi. Ja siis korraks on vaja aeg maha võtta ja mõelda oma plaan ümber, et kuidas jätkata, sest et ma nagu kindlasti ei ole selles mõttes, mul ei ole soovi kaduda valdkonnast ära loomakaitse mõttes, küll aga on see, et ma pean ennast vahepeal natuke hoidma, sest et minust ei ole kasu siis, kui ma ei jõua püsti enam seista. Ja, väga arusaadav. Aga me küsime sinult ka meie lemmiku ja traditsioonilise küsimuse, et kui kõik see ametikoht kõrvale jätta, et kes sa inimesena oled ja kuidas sa ennast kirjeldaksid? No te ikka oskate, seda sul seal küsimuste valikus ei olnud ettevalmistamiseks. Oli? No siis ma ei arvad. Kui ma täitsa ennast, eks ma siuke hella hingega hullumeelne natuke olen. Et see sai meil kunagi loomuse või tegelikult Eesti Loomakaitse Seltsi aegadel juba Annika Lepaga välja öeldud, et iga loomakaitsja ilmselt on siuke natuke hella hingega ja päris kindlasti hullumeelne. Et ma arvan, et vahet ei ole, selles mõttes see on ühisnimetaja meie puhul, vahet ei ole, mis organisatsioonis sa oled, vahet ei ole, mis loomaliigiga sa parasjagu tegeled. Fakt on see, et
noh, ütleme nii, et süda on õiges kohas, mõistus paneb vahepeal natuke metsa poole. Eks ta nii natuke vist on küll. Jaa, aga ütleme nii, et me siis täna tulime siia, et rääkida siis täpsemalt loomadega äritsemisest ja kutsikafabrikutest ja nendest loomadest, kes on päästetud siis sellistest fabrikutest, et sina oled selle teemaga hästi palju kokku puutunud. Ja küsikski, et kuidas sa ise defineeriksid loomavabrikut? Loomavabrik, neid on tegelikult hästi mitmes erinevas versioonis, et ma tean, et mul on olnud ühe ametnikuga kokkupõrge sel teemal, kes ütles, et et kui nad ei ole laudas, pikas rivis, puurides, et siis see nagu otseselt ei ole nagu vabrik. Mina vaidlen siinkohal vastu, et tegelikult ei ole see välimus kui selline nii oluline, olulisem on see, mis toimub ja toimub ju see, et tegelikult keegi rikastub, kuhu iganes siis see raha läheb, loomade arvelt. Ehk siis me toodame neid loomi mõtlemata nende heaolule, mõtlemata nende vajadusele ja puhtalt kasu saamise eesmärgil teeme tegevust, millega me kahjustame tegelikult teisi väga tugeval määral. Ja samal ajal tegelikult me kahjustame ka neid inimesi, kes neid loomi ostavad, sellepärast, et nad on heauskselt, võib-olla mõtlevad, et päästavad, võib-olla arvavad, et hea hinnaga sain. Fakt on see, et hiljem nad maksavad selle topelt tagasi, et see on nagu petmine väga mitmel erineval tasandil ja samas on see väga kuritegelik käitumine, sest et välismaailmas Eestist kaugemal peetakse seda juba väga tihedaks seoseks näiteks narkootikumide ja relvaärindusega. Meie lihtsalt nii kaugele jõudnud ei ole. Et kui siin on ka erinevaid uuringuid välja toodud, siis millerdamine või kutsikavabrikud, kassipojavabrikud, vahet ei ole, mis loomaliigid seal sees on, et see on tulu saamise eesmärgil on ta juba väga-väga kõrgel seal, et sealt tasud, mis läbi käivad, on nagu üle mõistuse. Kui me räägime loomavabrikutest, siis me tihti kasutame ka sõna millerdamine, et kust see sõna üldse tulnud on, kas oskad öelda? Tegelikult on mugandus, inglise keeles on kutsikafarmide puhul, kassipäevafarmide puhul kasutataksegi papimill, ehk siis nagu kutsikaveski. Ja sealt on see millerdamine ka eesti keeleks üle mugandatud, meil lihtsalt ei ole täna sellist head alternatiivset sõna võib-olla ja sellepärast ka me sinna oleme jõudnud, et ma tean, et ka loomakaitsjad on mulle vahepeal öelnud, et nad ei olnud sellist mõistet varem kuulnudki, et selles mõttes võib-olla siin ongi ka meie tegemata töö jäänud, et me ei ole seda piisavalt lahti selgitanud. Aga jah, ta on pigem nagu eesti keele mugandussõna selle tõttu, et meil ei ole midagi paremat veel kirja panna. Okei. Ja ütleme siis, et kui nendest vabrikutest rääkida, siis kas sina oma kogemuse põhjal või kõige selle põhjal, mida sa oled näinud ja kuulnud, kas oskaksid hinnanguliselt öelda, kui palju neid üldse võib olla Eestis hetkel tegutsemas? Kui ma ropendada ei tohi, siis ei oska, sest et tegelikult kui viisakalt öelda, siis neid on ikkagi lugematu hulk, et ma arvan, et täna me oleme ainult jäämäe tipu avastanud. Minu esimene kokkupuude selline, siis kui ma isegi ei olnud veel kursis, millega tegu on tänaseks, ma olin siis mingi 19 äkki, kui ma ostsin oma esimese küüliku. Ja täna ma oskan tagasi vaadata, et tegelikult ma ostsin ta miljardaja käest, aga siis ma veel ei mõistnud seda, et siis ma lihtsalt vaatasin, et ma saan päästa ühe emaslooma ära, keda oli siis tohutult paaritatud, et mina nagu puhtalt sellest samast arvamusest, et ma saan kedagi aidata, mõtlemata seda, et tegelikult seal see järgnes rivi ja temast saadi nii-öelda viimane kasu veel mugavalt kätte. See on huvitav, et sa seda ütled ka, sest mina olen ka viimasel hästi palju kuulnud, et inimesed räägivad, et et ma vist 10 aastat tagasi võtsin kutsikavabrikust koera või kassivabrikust kassi ja nad ei teadnud ja neil ei olnud aimugi, mis on need ohumärgid, mida siis märgata, aga et nüüd tänu sellele praegusele teavitustööle nad on siis vähemalt tagantjärgi aru saanud, et mis see täpsemalt oli. Just, et see ongi, teadlikkus tõuseb ja ma arvan, et üks osa, miks meile tundub, et praegu on neid farme väga-väga palju, on ka see, et inimesed oskavad neid ka ära tunda. Sest et ega see selline paljundamine või selles mõttes, et kui ma hakkasin rohkem välisloomakaitsjatega suhtlema siin nii Inglismaalt, Šotimaalt, ma ei tea, kas või USA-st, siis tegelikult need ühisnimetajad on olnud ju pikalt ja ka Inglismaalt siin öeldakse, et Eesti või Balti riigid on selline must maa, kust tulebki neile väga palju probleeme sisse ja meie oleme seal nimekirjas olnud juba väga pikalt nende jaoks, et tegelikult me ise alles hakkame sellest probleemist aru saama, muu maailm meie ümber on juba võib-olla paremini pihta saanud, et mis järgus me omadega oleme. Ja palju neid on, kas või vaadates Tallinnas, siis
ka sellel aastal siin tegelikult on neid ju erinevas suuruses avastatud ikka mitmeid, et nii suuremaid kui väiksemaid, et see, et sul seal parasjagu oli 10 koera või kassi, ei tähenda seda, et see tegu ei ole selle farmiga, sest et tihtipeale ongi rakukesed nii-öelda erinevad kasvatajad siis laiali jaotatud ühe peaorganisatsiooni alla ja korraga ühes tugipunktis ei pruugigi olla liiga palju loomi, aga lihtsalt kogu see organisatsiooni struktuur on oluliselt laiem, kui me oskame alguses kokku neid viia. Praegu jah, on kas just populaarsust kogu, vaid ka lihtsalt avalikkuse ette tuuakse rohkem neid juhtumeid, et miks sa arvad, miks inimesed just valivad loomadega äritsemise, mitte mingi muu valdkonna? Sest see on hästi mugav. Üks asi on see, et jah, okei, sa pead sellele loomale süüa andma, aga kui sa võrdlen näiteks hea kolleeg Šotimaalki ütles, et nende eelmise aasta kõige suurem nii-öelda kutsikafarm, tema raha, mis sealt läbi käis või kasum, oli üle 1 miljoni naela. Kui ta oleks sama summaga narkootikumidega äritsenud, siis ta oleks läinud väga pikaks ajaks vangi. Kutsikatega äritsemisel ta sai 6 kuud nii-öelda tingimisi. Et selles mõttes see lihtsalt on jõhker äri ja see lihtsalt ongi selline väga mugav, sellepärast et esiteks on neid, isegi kui sa avastad selle nii-öelda farmi, siis tihtipeale kas järgneb karistus või kui ta järgneb, siis milline ta järgneb, isegi kui sul võetakse loomapidamisluba ära, siis seda kontrollida pärast, et sa seda edasi ei tee. See on väga raske, et meil siin üks farmipidaja nimega Eerik, kes oli ju, ta oli USA-s seda teinud, selles mõttes tal oli kutsikafarmi äriga, tegi algust USA-s, tal oli Prantsusmaal loomapidamiskeeld ära võetud, tal oli vahepeal Leedus farm, mis pandi kinni, siis pandi see Eestis kinni ja nüüd ma tean, et see inimene on vahepeal kolis Rootsi, et selles mõttes, et see ongi siuke ühest kohast liigud ära, sa liigud järgmisesse kohta ja siin on tegelikult raske kinni pidada, et kui meil siin Interpoli nii-öelda peetakse silmas relvaärimeest, peetakse oluliselt paremini rahvusvaheliselt silmas, aga kui sa oledki tegelenud sellise loomakaitsealase rikkumisega, siis see info kaob ära ja väga-väga raske on seda väga pärast kätte saada, et kui me siin ongi Prantsusmaa kolleegidelt küsisime, et mis seal toimus ja kuidas toimus, siis jah, me saime selle infoga selle miljardaja käest kätte ja lugesime ka uudiseid pärast, aga ega see esialgu ei tule selle peale, et iga inimest guugeldada ja teha rahvusvahelisi otsinguid, et selgeks saada, et kellega tegu on. Miks need inimesed otsustavad jätkata selle valdkonnaga? Aga miks mitte? Mis sind takistab? See ongi lihtsalt, see on olles väga palju nendega suhelnud, siis ega nad ei saa ka aru, et nad teeksid midagi valesti. Nende probleem on see, et nad jäävad vahele, mitte see, et ala võib-olla ma tõesti olin looma vastu ebaõiglane, võib-olla ma tõesti ei oleks pidanud niimoodi tegema. Raha on see küsimärk ja raha on täna paljudes kohtades jumal. Et loomakaitse valdkonnas me ise siin, okei, läheb rohkem raha selle looma ravimise peale, pole viga, paneme sinna alla, ei ole hullu. Nemad sinna seda raha ei pane, et ongi Eerik hea näide jälle, et kui sul on emane koer, kellel on jalg murtud 6 aega, sa oled murtud jalaga olnud ja sul on kutsikad all ja sa toidad neid kutsikaid ja sa oled meeletutes valudes ja see inimene vaatab peale ja ta ütleb, et ei aga mis siis on, see kasvab ise kokku. Et see lihtsalt, see nende mõttemaailm paljuski ongi teine ja see on orienteeritud väga-väga-väga rahale ja kasumile. Jah, just, ja kui need tagajärgi ei ole või need on praktiliselt olematud, et siis täpselt nagu sa ütlesid, miks mitte, on ju, et on nagu lihtne edasi tegutseda kahjuks, on ju. Just, et minu praktika ja ma ütlen ka siin teiste loomakaitsjatega rääkides on ikkagi see, et ega inimene ei sünni ümber, et enamik neist, kellega ma olen 1 korra kokku puutunud miljardajatest, on välja ilmunud ka 2 korda, vahel 3. korda. Selles mõttes, et nad jätaksid oma hobi ära ja hakkaksid nüüd nii-öelda, mitte hobi, vaid äri, ütleme niimoodi, et hakkaksid nüüd üleöö korralikeks kodanikeks, seda ju ei ole, sest et me ei räägi ju ainult looma väärkohtlemisest, me räägime maksupettustest ja fakt on ka see, et ma ei ole veel näinud ühtegi miljardajat, kes elaks väga uhketest tingimustest, kelle kodu oleks superpuhas ja nii edasi. See raha kuskile läheb, nagu ma ütlesin, et siin on tõmmatud paralleele Inglismaal näiteks narkootikumide ja relvakaubandusega ja miljardaja äri on nii-öelda esimene faas, siis on koerte korraldatud kaklused,
mille osas ka Eestis me tegelikult ei ole veel nii-öelda käppa peale saanud, aga mille osas ka on välja toodud, et meil suure tõenäosusega need toimuvad, me lihtsalt ei tea veel kus ja mis määral. Ja siis ongi see, et need ärid toetavad siis relvakaubandust narkootikume. Kas Eestis on ka nii? Ma ei tea, mina ei ole võimeline neid piire tõmbama, samas miks me oleksime ainus konnatiik maailmas, kus need seosed olemas ei oleks, et seda on ka keeruline mõelda. Aga võib-olla ükskord me jõuame sellel ka jälile. Aga lähmegi nende konkreetsemate juhtumite juurde, millega siis sina oled kokku puutunud, et ma tean, et sa oled ise ka hästi paljudes vabrikutes koha peal käinud siis loomi ära toomas ja neid aitamas, et saaksid sa välja tuua mõned sellised meeldejäävamad juhtumid või võib-olla sellised kõige hullemad olukorrad? Neid on selles mõttes natuke raske liigitada kõige hullemateks, sest et nad igaüks minu jaoks nad võtavad osa sinust kaasa, et on see sama need Padaoru toberkorsod, kelle sa ei oska sõnadesse panna seda tunnet, kui sa näed neid loomi, sa näed neid ära näritud nägusid ja käppasid ja peasid ja siis sa vaatad sellele inimesele otsa, kes ütleb, et et ärge tõstke mu koera nii, sest te teete talle haiget. Ja siis on täpselt selline koht, et ennast seal nagu rahulikuks suruda ja mitte anda hinnanguid ja keskendudagi sellele, et sa aitad seda looma, et see on kohati päris keeruline, aga siin viimane kas või see 87 nii-öelda koera siis Tallinnast, Kristiinest, et ega ka see oli selline koht, kus raske on mitte nutta, kui sul ametnik kõrval elustab koera ja sa näed, et see omanik siis tuleb ja ütleb, et aga ma ei andnud neile vett sellepärast, et muidu need joovad liiga palju ja nii edasi, et siis see ongi selline tunne, kus sa näed, et maailm on hästi-hästi ebaõiglane. Et sellist, ma ütleks, et nad iga juhtum oma ette on olnud hästi keeruline minu enda jaoks, et kõige raskem võib-olla ongi olnud see, kui käid kontrollimas, koheselt seda otsust ära ei teha, et need loomad ära võetakse, sest see otsus saab tulla ainult Põllumajandus- ja Toiduameti poolt. Ja kui mina olen kaasas käinud, siis ongi see koht, kus ma võin anda nõu, aga mul ei ole õigust mitte mingisugust nõudest, ma olen vabatahtlik ikkagi. Ja Tallinna linnas töötades siis ongi see, et ka jällegi, et ega kohaliku omavalitsusel ei ole õigust järelevalvet selles mõttes pidada, et me saamegi olla ainult abiks ja toeks ja oma teadmistega nii-öelda anda nõu, aga mitte midagi rohkemat. Aga jah, kõige raskem võib-olla ongi see, et kui kohe neid loomi ära ei võeta ja siis miljardaja liigub edasi kõigi oma loomadega ja hiljem tuleb välja sealt veel suurem jama ja sa tegelikult saad aru, et osa neid loomi, keda sa toona oleksid võinud päästa, ei saanud päästa. Ja mida loomakaitse kõige paremini ikka oskab, on ennast piitsutada. Et need on need, mis nagu teevadki kõige rohkem haiget ilmselt. Et siuksed... Ja, need on need rasked juhtumid, kus sa tead, et sa oleksid saanud teha ja need oleksid on väga-väga valusad. Et tihtipeale need kohal nähtud jubedused ei olegi need, mis närima jääb närima see, et aga mis siis, kui ma oleksin sinna paar päeva varem läinud, mis siis, kui ma oleksin, ma ei tea, teinud seda või teist või kolmandat asja. Aga kuidas sa toime tuled kõige sellega? Kuidas sa nagu ennast hoiad? Ma läksin valdkonnast ära. Et jah, eks see ongi keeruline. Ainus loovutus või lohutus on see, et kui sa vaatad enda loomi ja sa saadki aru, miks sa seda teed. Aga fakt ongi see, et ega mingil hetkel tuleb piir ette ja siis sa peadki tegema valiku, et kas sa nüüd lähed täie rauaga ja lõpetad väga halvasti või sa tõmbad selle piduri varem, et kui sa oled korra juba läbi põlenud, siis sa püüad ennast natuke rohkem hoida, sest et mingi hetk on see, kus sa hakkad seda piiri ära tundma ja kui sa tead, et kui sa sealt üle lähed, siis ei tule enam ise ironi august välja. Et need sellised auku kukkumised ilmselt on meie valdkonna väga suur probleem. Ja sealt, ma ütlen, nende kutsikafarmide või vahet ei ole, mis loomaliik sealt parasjagu sees on, nende juures ongi see, et ühelt poolt mõista inimest, sest et ma alati püüan minna sellega, kuna ma ei ole selle inimese kingades olnud, siis ma ei tea, miks ta sinna kuritegelikule teele jõudnud on. Aga samal ajal ongi see, et kui sa näed seda jõhkrust, siis ise rahulikuks jääda ja endale see kaitsekilp luua, et see on nagu siuke. Aga kõige parem osa selle juures on see, kui sa näed, et loomad lähevad koju ja päriselt neil on nagu sinust kasu olnud ja nad saavad endale head omanikud, et ka nende viimaste pommide osas, ma tean, mul mitmed tuttavad on küsinud ja mitmed on ka neile kodu pakkunud ja saadavad siiamaani pilte ja videosid ja see nagu teeb selle
teeb selle tunde, et see on seda väärt olnud, et kõik need pisarad ja see viha ja nii edasi on kuskile õigesse kohta läinud. Ja need pomeraanianilaadsed või pomeraanianid, kellest sa siis just rääkisid, need 87 koera, et nendest nüüd praeguse seisuga 40 juba siis on siis meie varjupaigast uue kodu leidnud. Ja no tõesti, nii tore on näha neid pilte ja kuidas, meil on ka mõned omanikud siis käinud külas koertega, et see on nagu tõesti nagu imeline ka, mis muutus on toimunud nende koertega uues kodus. Just, et selles mõttes, et see ongi nagu kõige suurem rõõm ja ka selle kasvataja puhul mind alati hämmastas see, et see on väga, kui ma esimene kord seal käisin 2019, siis mind juba hämmastas see, et kui palju on karikaid ja asju, et see on nagu tunnustatud kasvataja, Kennelliit peab teda väga-väga nii-öelda heas nimekirjas ja nii edasi, aga see reaalsus võib olla midagi muud, et ühel hetkel oled väga tunnustatud kasvataja, aga see, mis su seina taga toimub, ei ole üldse mitte midagi sellist vahepeal, et see on nagu siuke natuke raske hoomatav, aga tõesti, mul on väga-väga hea meel, et neil loomadel täna hästi läheb. Ja ongi varasematelt ka siin Hiina harjaskoerad või saksa lambakoerad, kes läbi on käinud, et mul ühe väga hea sõbranna juures on üks must saksa lambakoer, Bella, ja iga kord, kui me näeme, siis mul on lihtsalt selline tunne, et nagu südames on lihtsalt nii suur au ja uhkus, et toona läks hästi temaga. Ja sa praegu ka räägid niimoodi, et sul on natukene kergelt pisarad nagu silmas, et on näha, et see on sulle nagu nii oluline ja suur teema. Ära üldse hakka. Kui sa kraani lahti keerad, siis on pekis. No eks peabki endale meelde tuletama, et mõelda ka sellele positiivsele, sest et palju on negatiivselt ka selles loomakaitse valdkonnas, et peab meelde tuletama, et tegelikult on nii palju positiivset ka, et saamegi aidata nii palju loomi tegelikult. No eks selles mõttes, et positiivne on juba see, et need asjad jõuavad päevavalgele, et positiivne on see, et inimesed on teadlikumad. See, et neid farme praegu nii palju on, vahepeal tundub, et igapäevaselt on uus farm. Jah, ma tean, varjupaigad on täis, jah, ma tean, et vahepeal on tunne, et neid loomi ei ole kuskile panna. Fakt on see, et kõik need farmid on tegelikult olemas olnud juba pikaaegselt ja see, et nad praegu jõuavad päevavalgale, see, et neid kinni pannakse, see on ju kas või ajutiselt, see on ju tegelikult väga suur asi ja see on väga positiivne osa ja see on väga-väga pikkade aastate tegevuse tulemus, et selles mõttes ma arvan, et see on tegelikult hästi-hästi positiivne. Ja üleüldiselt see siukene inimeste teadlikkuse kasv, et ma arvan, et tegelikult see ennetustöö ongi siinkohal hästi oluline, et me ei saa rääkida ainult farmide kinnipanekust, vaid just nimelt oluline on sellest, et inimeste teadlikkus tõuseks, et sa ei ostagi seda odavat looma. Minu hinnangul kõige ägedamad inimesed ongi need, kes varjupaiga loomale kodu pakuvad, et minu siiras tänutunne ja müts maha nende inimeste eest, et ma tean, et neil loomadel on pagas nii-öelda suur ja neil on seljakott seljas, aga nad on seda, jumalast, nad on nii väärt seda, et ma näen enda loomade puhul, et kui vahet ei ole, mis jama on nende silmavaade, ma tulen õhtul koju ja see on lihtsalt parim tunne, kui sa oled saanud seda looma aidata ja sa tead ka, et ongi, et täna ma näen seda kas või Tallinnas on ikka, palju meil on hulkuvaid loomi, ütleme nii, et ei jookse neid väga palju tänaval või ka varjupaik, et ei ole enam see, et söödame kõrti ja siis vaatame, kuidas nad seal närbuvad keti otsas meil kuskil, et kõik see tegelikult aitab kaasa sellele, et tulevik on loomasõbralikum. Sa põgusalt puudutasid, et kuidas sa enda vaimset tervist hoiad aga kas sa oskaksid öelda, kuidas see loom, kes on seal vabrikus kasvanud, et kuidas see keskkond tema vaimsele ja füüsilisele tervisele mõjub? Ma ei ole veterinaar, selles mõttes oskavad kindlasti siin kas või Tiina Toomet või Kersti Säksel või sellised käitumisspetsialistid väga-väga palju rohkem nõu anda. Aga see, mida mina näen, on ikkagi see, et esiteks nendega ei ole piisavalt tegeletud. Nad ei ole saanud juba see nii-öelda lasteaed nendel loomadel tihtipeale on juba vajaka jäänud, sellepärast nad ei saa seda normaalset käitumisõpet nii ei oma vanematelt ega oma perelt nii-öelda. Et see inimesega suhtlemine, et tihtipeale neil on kiindumusprobleemid selles mõttes just, et nad ühelt poolt tahavad väga seda inimese seltskonda, teiselt poolt neile tekitab paanikat iga väiksemgi rutiini muutus ja nii edasi, et kas või see, et
nad on ülevoolavalt õnnelikud ja samal hetkel nad võivad ka ülevoolavalt ehmatada ja olla nagu väga-väga tundlikud väga huvitavatele asjadele, rääkimata sellest füüsilisest poolest, et ega neile tavaliselt ei ole keegi teinud kunagi mingisuguseid arstlikke ülevaatuseid või siis kas või nii-öelda vanemate osas uurinud, et kuidas nende kas või puusaliigesed või mis iganes on, et sellised, mis võiks olla korralikul kasvatajal siis varasemalt ära tehtud terviseuuringud, neid ju nende puhul ei ole, et siin pikaseljaliste puhul me räägime ju igasugu erinevatest muredest, saksa lambakoerad, nende puusaprobleemid on ju teada tuntud või silmaprobleemid või pommide puhul igasugused karvahooldusega või nahaga puudutavad probleemid, et kõik see on vajakanud, aga see füüsiline pool ongi see, mida on võimalik kergemini lahendada. Vaimne pool on see, et me peame olema valmis sellest, et üksindusahastus on kõige tavalisem näiteks või kas või see, et kipuvad närima, nad kipuvad ehmatama, neil võib-olla ongi see, et kuna nad on elanud nii kaua nii sellistes väga palju rahvastatud tingimustes, just nimelt selles mõttes neil ei ole olnud oma vaba ruumi, siis tulevikus neil ei pruugi teised loomad meeldida, et näiteks siin mõned aastad tagasi olid need Siberi kassid, kes said ära päästetud. Neist mitme omanikuga olen suhelnud täna, et esiteks oligi see, et alguses nad elasidki kappides põhimõtteliselt, nad keeldusid välja tulemast, nad julgesid ainult öösiti välja astuda. Täna on lihtsalt see, et nad ei taha mitte ühtegi teist looma näha, sest et nad tahavad olla selle maja nii-öelda peremehed, et mul on üks hea näide on Fred, kes on maailma kõige toredam elukas ja täna ka juba aastaid hiljem on see, et kus ta enam ei karda külalisi, kui nad tuppa tulevad, aga alguses oli see, et kui käisid külas, siis Fred oli kapis peidus kuskil riiet all ja keegi ei teadnud, et kass on olemas. Et mõnes mõttes võib öelda, et see on kassile tavaline käitumine, teisalt on jälle see, et kas ta ikka on. Et ongi need igasugused seedimisprobleemid ja nii edasi, et probleeme on nii mitmel tasandil, aga fakt on see, et nende vaimne tervis on kannatada saanud ja me peame arvestama sellega. Et mitte, et sa saaksid nii-öelda teise ringi loom oleks kunagi probleemita, meil igal ühel on seljakott ja ka need loomad, kes tulevad otse kasvatajalt, ka neil on tihtipeale mingisuguseid muresid. Aga ma ütlen, et ma näen seda nende loomade puhul, et nad on väärt seda pingutust ja kui sa oled kannatlik ja suudad pakkuda talle seda stabiilsust, rahu ja suudad välja lugeda seda, et mis tema mured on, siis tegelikult nad on seda väärt. Ja näiteks ongi Kratt koertekool on ka väga-väga palju tööd teinud nende selliste probleemsemate koertega ja ma näen, et kui paljusid tegelikult neid endiseid miljardajate koeri nad on aidanud näiteks ja nende kassikursus samamoodi, et selles mõttes õnneks on ka täna juba natuke rohkem kellelt küsida, et kuidas looma aidata. Jaa, nad on kindlasti seda väärt ja nagu sa ütlesid ka, et ongi kassid, kes elavadki alguses, istuvad kapis ja ei julge välja tulla või kardavad inimest ja mõnikord see võtab mitu kuud, võib-olla isegi aastaid, et ta harjuks, on ju. Aga mina olen näinud seda, ma olen seda kuulnud väga palju teiste inimeste käest ja ise omast kogemusest ka nagu saan öelda, et kui ongi see probleemkäitumisega loom ja siis ta lõpuks nii-öelda siis kuidagi kas leebub või ei karda enam nii väga ja teeb mingid nagu edusamme, et siis see on nagu selline hästi-hästi selline, see on selline väga väärtuslik nii-öelda auhind, mis sa saad nagu vastu tegelikult, et mina usun, et see annab ikkagi inimesele endale ka väga palju, kui ta seda looma siis aitab. Ja muidugi, et me peame arvestama ka seda, et iga loom igasse kodusse ei sobi. Et see peab olema läbimõeldud otsust, et see, et sa lihtsalt algused peale mõtled, et ma nüüd päästan, aga tegelikult sul ei ole selle looma jaoks aega või võimalust teda niimoodi aidata, siis vahest tasub jätta see loom võtmata. Et see on nagu see esimene mõttekoht, et see, et ma päästan varjupaigast looma, on küll hea tunne, aga me ei tohiks selle juurde jääda. Me peaksime nagu ise läbi mõtlema ka, et ka need pommid või selles mõttes, et kui see finantsiline väljaminek tegelikult on meie jaoks liiga suur, siis võib-olla on see, et tasub kõigepealt järele mõelda, sest kõige paremini ma aitan loomi siis, kui ma vahepeal teda ei võta, et see oleneb väga-väga, et meil peab olema see võimekus, kui meil on kodus juba 30 kassi, siis sinna 31 juurde vaja võtta tegelikult ei ole, et sa ei aita sellega ei looma ise ega ka ise ennast, et selles mõttes, et need kained otsused on kõige aluseks. Ja miljardaja loomade puhul või üldse selliste seljakotiga loomade puhul ongi see, et just nimelt see tänutunne siiski, kui sa oled suutnud teda aidata, ongi, et ma kas või enda kassi puhul mul läks 3 aastat aega, et ta mulle sülle roniks. Ja kui ta seda tegi, siis ma nutsin nagu väike laps. Ja ma ei julgenud liigutada ka, et ta oli seal umbes 2 minutit, aga
see oli nagu, ma tundsin, et ma olen maailma valitseja lihtsalt selles mõttes, et kui sa oled väärt seda, et su kass juba tuleb sulle ligi, siis nagu juhhei, ta ei ole miljardit käest pärit, on lihtsalt kunagi metsik kass olnud. Et aga jah, et selles mõttes, et need murekohad võivad olla erinevad, aga samas, kui sa suudate ületada need sellised ja väikesed edusammud teha, siis see on nagu maailma parim tunne, et ongi, kui sa, ma ei tea, koer suudab juba, et ta suudabki olla sul 5 minutit üksinda kodus, siis vahepeal tegelikult ka see on juba väga-väga suur rõõm, et mitte, et see koer võib-olla peaks olema seal pikalt üksi kodus, aga lihtsalt kõigi jaoks on parem see, kui sa suudad loomale õpetada käitumist sellist, et te suudaksite rahus koos elada ja te mõlemad oleksite õnnelikud, sest et üks alus kooselul on ka see, et on mingisugused reeglid, on mingisugused asjad, mida te mõlemad peate tegema, et selleks, et kooselu toimiks. Ma korra küsin, sa mainisite neid Siberi kasse, kes siin sai päästetud mõni aeg tagasi. Kas sa korra põgusalt saaksid rääkida, et mis seal vabrikus täpsemalt toimus ja milline see vabrikupidaja siis oli? Jah, see oli jälle Tallinnas. Oli üks korterelamu, kelle osas ka oli väga-väga palju kaebusi olnud juba pika perioodi jooksul ja siis ükskord sinna mindud sai koos sotsiaaltöötajatega. Ja siinkohal jällegi hästi suur tänu erinevatele sotsiaaltöötajatele, sellepärast tihtipeale just nemad on need, kelle kaudu see info lõpuks jõuab kohale, sest et vahepeal need inimesed ongi tegelikult ise sotsiaalabi saajad ka. Sest et just nimelt, nagu ma ütlesin, et ega see nende välisest elamisest tihtipeale välja ei näe, et nad meeletud summad läbi käiksid. Aga jah, Siberi kasside puhul oli see, et seal oli, issand, ma ei mäleta isegi palju see number tänaseks oli, seal oli ikka mitukümmend looma. Midagi 30-ga mul meenub, et käis vist, tuli lihtsalt lõpuks kokku. Et just, et seal oli jah, et 28 vist oli esialgu ja siis ühesõnaga mingi selline korralik number jälle, väga väike 2-toaline korter, kus neid siis, a la pisikesed kassipojad olid lihtsalt transpordikastis ilma emata jäetud ja see, et neil ei olnud liivakaste või see, et neil ei olnud sellist nii-öelda ruumi, kus olla ja see, et nad olid, osa neist oli kappi topitud lihtsalt, nagu nad oleksid, ongi nende ruum oligi, et kui mõnel siin on puurides loomad ja arvatakse, et ongi, et see õige miljardaja elab kuskil farmis, siis tegelikult vahepeal on tema kohaks ka lihtsalt kapp, et tavaline sektsioonkapp, et see võib ka olla niipidi. Ja seal ei olnud küsimus selles, et need loomad oleksid toitmata, et neil oli täiesti mingi värviline kassitoit oli ees, aga lihtsalt need tingimused olid ebareaalsed, nende põrandapinda, mis seal vaba oli, seal 3 sammu sai teha ja ka rohkem ei olnud ka, et koos politseiga sai sealt need loomad ära toodud, et üks politseinik küll, ma siiamaani mäletan seda, kuidas ta ütles, et talle üldse ei meeldi kassid ja ta ei taha nendega tegeleda, aga ta ikkagi võttis kääris oma käised üles ja aitas neid loomi seal puuri panna ja siis üks hetk sai ka selgeks, et talle kassid tõesti meeldi, sest üks kass pissis ta korralikult täis ja ta vandas pärast nii pikalt. Aga respekt, ta lihtsalt ei astunud tagasi ja ta ütles, et teeme ära selle asja. Et see, et talle võib-olla loomaliik ei meeldi, ei tähenda seda, et ta oleks nendega jõhkralt käitunud, lihtsalt ta suutis ennast väga hästi talitseda. Ja see omanik oli ka, ma ütleks, et miljardaja puhul võiks anda välja õpiku sellest, kuidas nad käituvad. Et esialgu on see, et mul on praegu kõik koristamata sellepärast, et ma olen haige. Mul täna pea valutab, mul muidu on kõik väga-väga hästi korras ja siin on kõik väga ilus, aga täna mul pea valutab, täna ma ei saanud koristada. Arvestades väljaheidete hulka põrandatel, arvestades seda, seal on alati, ma ütleks, et enamik on see, et on prügimaas ja nii edasi, et see ei ole, me ei räägi puhtast korterist või majast või alast. Ja siis ongi nagu see, et ma ei lase teid sisse sellepärast, et teil ei ole õigust tulla, kuigi alati on õigus, et ilma õiguseta ju keegi sinna sisse minna ei saa. Kui tuleb politsei, siis alati on see, et kus nad hakkavad ründama, et ka see tädi püüdis karguga meid taga ajada ja nii edasi, aga õnneks ei õnnestunud, siis on see koht, kus ta palub kiirabi kutsuda, sellepärast, et tal hakkab väga halb. Kui kiirabi alati tuleb, siis ta ütleb, et see on tema ahistamine, et ta tegelikult ei taha seda kiirabi ja siis ta tihtipeale püüab kas siis ka neid töötajaid veel omakorda rünnata. Et selles mõttes sellistel juhtumitel politseiabi on lihtsalt väga-väga-väga oluline ja nemad on ka abiks sellisel juhul, et just nimelt, et see inimene ei teeks endale või teistele liiga. Ja selle omaniku puhul see, et ta mingi hetk oligi see, et kus ta viskas meid kassipoegadega, lihtsalt õnneks me saime kõik need loomad kätte sealt, selles suhtes, et ta nagu pesapallis või ütleme pallipüüdmises oleme võib-olla andekamad. Ja ka seepärast kasse võib-olla saime paremini kätte.
aga et sealt lihtsalt näebki seda, et tal ei ole mingit probleemi neid loome väntsutada, tal ei ole mingit probleemi neid pidada, noh, ma ütlen, elu sees ei teeks ise midagi sellist, aga tema jaoks on see lihtsalt, see on asi ja noh, ta oligi see, et ka lõpuks, kui ta sai aru, et seal ei olegi midagi teha, need loomad võetakse kaasa, siis ta lubas selle korteri põlema panna, ta lubas ise ennast alla hüpata ja nii edasi, et need sellised ähvardamised on hästi-hästi tavalised pigem. Ja noh, seal on meie kuulus 1 euro kasside lugu, ehk siis need loomad jäid ju tegelikult väga pikaks ajaks varjupaika ootama, sest et kohus andis õiguskaitse ja sealt oli ikka kuid, et neid loomi üleval pidada, et ja kohus leidis, et kassi ülevalpidamise kulu varjupaigas 1 päeva kohta saabki olla 1 euro, sest et teatavasti, mida see loom siis ikka vajab. Et noh, selles mõttes see selline arusaam tänasel päeval sellest, kuidas ja mida loom vajab, on tegelikult olematu väga erinevatel tasanditel. Ehk siis põhimõtteliselt see vabrikupidaja läks kohtusse oma õiguste kaitseks, soovis kasse tagasi ja see periood, mil siis kohtupidamine käis, need kassid olid siis varjupaiga hoole all ja neid ei tohtinud saata uutesse kodudesse. Just, et selles mõttes nad ikka passisid päris pikalt. Ja mis ongi nagu sellistel puhkudel on see hästi keeruline selgeks teha ükskõik millisele ametnikule, et me räägime elusloomast, me ei räägi diivanist, me ei räägi lauast, mida sa võid riiuli peale ootama panna, vaid me räägime elusloomast, keda ei tohiks niimoodi lihtsalt, noh, et üks asi on see, et ta on üle elanud need kohutavad tingimused, teine asi on see, et siis ta on varjupaigas veel ka, kus ta on täiesti võõrast, kus ta ei saa seda inimkontakti tegelikult, kus kassipoja jaoks näiteks oleks ülioluline see, et ta saab juba oma perega tutvuda ja saab nii-öelda päris kontakti maailmaga normaalses tingimustes, kus ei ole liiga palju müra kassi jaoks näiteks, on see lõhnaärriti on väga-väga suur, et ta ei taha, et tal oleks ümberringi 100 erineva looma lõhnad. Aga jah, kui on kohus otsustab, siis need loomad ootavad ja ootavad pikalt vahepeal. Ja just ja tegelikult need kassid olid siis meie varjupaigas, Tallinna varjupaigas ja me tegime neile eraldi 1 vabapidamistoa, siis eraldasime neile. Ja noh, tegelikult kui sa mõtled, et kui paljud teised kassid, noh, et järjekord ju tegelikult on, kasse on hästi palju ja nad nagu justkui tegelikult hoidsid mõttetult siis seda nii-öelda ruumi seal, sest tegelikult neile huvilisi oli, kodupakkujaid tegelikult juba oli, aga lihtsalt me ei saanud neid nagu uutesse kodudesse saata. Et igatepidi väga selline loomavaenulik otsus ikkagi. Just, et noh, selles mõttes ongi, et noh, Fredi on hea näide, Fredi sai enne jõulu sai ikkagi koju, et Fredi pääses napilt enne seda sellist ja kui Fredi nimi jah, Fredi Mercury ja selles mõttes, et seal on seos, aga ühesõnaga, et kui mõnel loomal õnnestus pääseda enne seda kohtuotsust või noh, selles mõttes õiguskaitse pealepanekut, siis kahjuks ülejäänud loomad pidid ootama ja see ongi nagu siuke jõhkram osa, et see on nagu peadki sellele loomale otsa vaatama ja ütlema, et sorry, sina pead veel ootama, et see tegelikult varjupaiga eesmärk kui selline on ju loomad võimalikult ruttu koju aidata, heasse koju. Aga sellisel juhul sa lihtsalt seisad ja vaatad ja ootad ja kui inimesed küsivad, siis noh, jällegi pead vabandama ja ka enamasti ongi see, et ega tavainimene ei saa ka aru, et mis mõttes kohtuotsuse taga ootate, et tegelikult ju andke see loom lihtsalt koju, et küll ma ta pärast tagasi toon. Noh, ei saa selliseid otsuseid teha. Et see on jah selline nukker seis, aga loodetavasti tulevikus läheb natuke paremaks. Aga kui palju sa oled seda näinud, et vabrikandid õigustavad oma tegu ja lähevad siis ametnike vastu näiteks kohtusse? See on enamik neid juhtumeid. See, et nad õigustavad ennast, see on tavaline. Et selles mõttes esiteks nad ei näe kunagi, et nad oleks midagi valesti teinud. Teiseks on see, et nad süüdistavad sind, et sa topid oma nina nii-öelda nende asjadesse. Kolmandaks on see, et nad lubavad su erineval moel ära hävitada siit maa pealt. Neljandaks ongi see, et noh, kui miski muu enam ei aita, siis lõpp kohus. Ja no vahepeale jääb muidugi füüsiline vägivald, et sellistes kohtades alati pead jälgima kukalt, sest et nad tihtipeale on vägivaldsed tegelikult, sest et jällegi sa lähed ju tema rahakoti kallale. Et see ei ole nagu ainult see, et sa pead kaitsma ennast koera või kassi eest või noh, küüliku eest, kui tahate. Aga noh, näiteks üks juhtum, kus oligi, et kus koos olid nii koerad, kassid, piirpapagoid ja issand, ma ei mäleta, erinevaid papagoi liike oli seal üsna mitu ja lisaks ka kalad ja siis selle täti puhul oligi, et tema lause oligi, et kui te praegu need loomad ära võtate, siis meil seal kõrval toas oli siis tema vähihaige abikaasa, siis ma tapan tema ära ja siis oled teie selles süüdi. Et noh, sealt tuleb selliseid ähvardusi, et see ei ole nagu
kahjuks ei ole midagi uut ja see ongi, pärast sa lähed koju, siis sa vaatad endale otsa peeglist, mõtled, et kas ma päriselt ka nagu just kuulsin seda. Et see lihtsalt, kahjuks neil ei ole nagu sellist filtrit, et mõnes mõttes saad aru, et nad on ärritunud ja võib-olla nad ei mõtle seda, mida nad ütlevad, aga see ei tähenda seda, et sulle need meelde ei jääks. Ja siis ongi see, et mõnes mõttes on see, et et liigu eluga edasi, aga need jäävad ikkagi sulle pikemaks ajaks. Ja ongi see, et kohtusse minnakse peamiselt siis Põllumajandus- ja Toiduameti vastu. Tallinna linna vastu on mõned korrad, sest et varasemalt oli see kord 2021 äkki muutus. Oli nii, et kui Põllumajandus- ja Toiduamet võttis loomad ära, siis nad tulid linna eelarvesse või kohalik omavalitsus oli see, kes neid loomi siis pidi üleval pidama ja nende kulud kinni maksma. Praeguseks on seadus selline, et Põllumajandus- ja Toiduamet võtab loomad ära, Põllumajandus- ja Toiduamet maksab nende eest. Ehk siis enam kohalik omavalitsus kui selline ei puutu selles mõttes asjasse, et need ei ole hulkuvad loomad ja sellepärast ka kohalik omavalitsus nende eest ei pea maksma. Küll aga näiteks hulkuvatel loomadel, kui siin Tallinna linnas makstakse steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine, kõik sellised asjad kinni, siis Põllumajandus- ja Toiduamet nende loomade nagu vaktsineerimise nad maksavad kinni, aga steriliseerimist mitte, et see on nagu varjupaiga oma lõbu põhimõtteliselt teha neid väljaminekuid juba. Jah, et see vaktsineerimisega on ka muidugi see osaline kinnimaksmine ja siis tegelikult steriliseerimine, kastreerimine ongi ju see suurim kulu. Et see ongi siis see koht, kus meie peame siis hakkama annetusi koguma, et saaks üldse neid loomi siis nagu ravida ja neile protseduure teha. Just, et see on, selles mõttes on see hästi kurb, et tegelikult ka miks linnas on see steriliseerimine, kastreerimine näiteks makstud kinni on ju sellepärast, et muidu me toodame ise endale probleemi kogu aeg juurde. Põhimõtteliselt me anname selle looma varjupaigast koju, või varjupaik annab ta koju ja siis ta tuleb, võib-olla on see omanik normaalne, võib-olla ta lõikab ta ära, sest lepingus on punkt, et ta peab selle looma ära lõikama. Aga kuskilt need hulkuvad loomad ju tulevad, kuskilt tulevad need nii-öelda loomafarmi loomad ja kui meil ongi täna ka näha, et igasuguseid sarnaseid elukaid, et on need siis mopsilaadsed või on nad kelle iganes laadsed ja kui varjupaik annaks kõik sellised loomad koju ilma lõikamata, siis ma arvan, et ka see miljardajate hulk oleks selles mõttes oluliselt suurem, sest et me võime arvata ja eeldada ja loota, et kõik inimesed on ilusad ja head, aga nende hulgas on ka neid, kes seda ei ole ja kes ka kasutaksid ära nii-öelda seda varjupaiga siis tegemata tööd. Aga viimasel ajal on nagu olnud rohkem kuulda seda, et ongi need miljardajad või need vabrikandid, aga tegelikult nad on nagu nii-öelda siis ametlikud, registreeritud kasvatajad. Et kuidas siuke asi üldse saab võimalik olla? Ka selle viimase pomeranide kasvatuse variant oli ju tegelikult see, et tal oli osa loomi ja mida oli ka koha peal tegelikult näha, et need loomad, kes olid need kallilt müüdavad ja nende hinnad olid seal 3000 eurot näiteks, nemad olid paremini hoitud, nemad olid puhtamad ja nendega ei olnud ka see seis niivõrd katastroofiline. Küll aga oligi tal nagu pigem jagatud 8, et ühed olid need, kes olidki need siuksed odavad oki-toki loomad ja teised siis olid need paberitega loomad, kelle eest sai nagu rohkem küsida. Et ma ei oska öelda, mis hetkel muutub korralik kasvataja miljardajaks. Võib-olla mingi hetk on lihtsalt see, kus raha maitse tuleb liiga palju suhu. Ma kindlasti ei saa öelda, et iga kasvataja on kehv kasvataja, selles mõttes, et ma olen täiesti veendunud, et meil on väga eetilisi kasvatajaid, kes mitte kunagi sellisele teele ei läheks ja kellel on mõistus väga kodus. Küll aga ka jällegi see pommikasvataja, ta ei näinud probleemigi. Ta ütles, et tal on ju väga kõrgelt auhinnatud loomad ja osa neid loomi tõesti olidki. Aga lihtsalt see, mis seal kodus tegelikult toimus, oligi nagu midagi väga-väga teistsugust. Et võib-olla ta kunagi oligi väga hea ja väga tubli ja väga-väga mõistlik, aga siis mingi hetk ta otsustas selle ümber ja ta tegigi oma ettevõtluse siis 2 osaks, et ongi, et üks osa on need kallid loomad ja teine osa on need, kelle pealt tulu teenime. Et ma ütlen, võib-olla mul abikaasa alati ütleb, et minu kehv osa on see, et ma ei oska kurjategijale kaasa mõelda selles mõttes, et mul on raske mõista, et kui ma võib-olla suudaksin tema moodi käituda või teda paremini analüüsida, siis ma oskaksin ka selles osas natuke paremat ennetustööd teha. Aga jah, minu lollus on see, et mul ei võta mõistus kinni seda, et kuidas saab keegi midagi sellist teha, et see tundub nii alatu ja nii julm minu jaoks. Aga võib-olla tulevikus ma muutun ise natuke rohkem nende sarnaseks äkki.
nojah, eks siin on see, et ilmselt nagu sa mainisid ka, et see rahahimu on nagu nii suur ja teinekord võib-olla on ka inimesel midagi, ei tea, ei hakka küll mingi diagnoose panema, aga võib-olla on midagi juhtunud, ma ei tea, vaimses mõttes midagi on läinud, on ju, et sest mõnikord need inimesed tunduvad täitsa sellised, et nad ei saagi vist reaalsusest nagu aru. Nad ei saa reaalsusest aru, aga ma ütlen, et aga miljardajal ja miljardajal on ka selles mõttes vahe, meil on lisaks on ka ju veel kogujad, kes ongi tegelikult ka vaimselt, selles mõttes jällegi välismaal on selle kohta eraldi diagnoosid ja kogujate erisus ongi see, et nemad ei tahagi mitte, nad ei teenigi nii väga raha selle pärast, vaid just nimelt nende eesmärk on näiteks tihtipeale, nad mõtlevad, et nad aitavad mingit looma, võtavad need endale koju, siis neil on suguluspaaritus sellepärast, et üllatus, nad ei ole võimelised neid loomi ära lõikama ja nii see loomade arv kasvab ja vahepeal nad püüavad kassipoegadele, kutsikatele või teist liike loomadele siis kodu leida veel, aga mingi hetk nad loobuvad sellest ja siis ongi see, et kus 2 kassist saab 40 kassi või aina rohkem, on ju, et ka need on väga-väga rasked juhtumid, aga neid ma ei nimetaks miljardajateks, sellepärast et nende puhul on tõesti see, et sa näed, et nad ei kogu mitte ainult seal loomi, vaid tihtipeale ka prügi ja mingeid muid asju, et need on ka eraldi ja miljardaja puhul ka, et enamasti ma näen ikka seda, et neil on kodus väga prügine, neil on seal ongi erinevaid asju, mida kokku kogutakse selles suhtes, et kes teab, võib-olla see ongi, ma ei saa öelda, et kõigi nende puhul on mingisugune diagnoos, aga näiteks ka Eerik hea näide, tema põhjendas seda kõike, et Jumal tahab, et ma nii teen. Mitte, et ma ütleks, et usklik inimene on selles mõttes nagu suurema tõenäosusega miljardaja, mitte seda, aga lihtsalt neil tihtipeale on endal välja mõeldud mingid oma vabandused, et mõni võib-olla peeglisse vaadates teoorias saab isegi aru, mis ta teeb, aga ta on suutnud selle endale nii ära põhjendada ja selgeks teha, et tegelikult tema tee ikkagi on täiesti okei. Ja jällegi Eeriku teine põhjendus oli see, et ta lihtsalt tahab luua ideaalset koeratõugu, kelleks on siis Dobermanni ja Corso segu, et selles mõttes tihtipeale see ei pruugiga olla ainult raha, vaid ongi, sul on endal nii suur ja kõva usk sellesse, et just sinu loodud koeratõug on maailmas puudu, et võib-olla sa tahad jätta nagu mingit märki maha endast, et tahad olla aretaja kõrgemal tasandil ja veel ägedam, kui on mõni olemasolev juba. Kas muidu viimaste aastate vaates on midagi paremaks ka muutunud ja on lootustki, et asjad liiguvad selles suunas, et vabrikandid ei saaks enam nii kergesti tegutseda? Lootus on ikka. Ma arvan, et parem on see, et neid tuleb aina rohkem välja, sest et fakt on see, et mida rohkem välja neid tuleb, seda suuremini me saame aru ka probleemist. Aga lootus on selles suhtes, et meie ka õigussüsteem hakkab aru saama, et see tegelikult on probleem, et ka meie maksuamet näiteks saab aru sellest, kui palju raha tegelikult jääb saamata ja vast hakatakse siis ka seda kuritegevust natuke tõsisemalt võtma, et me ei räägi enam nagu lihtsalt loomade väärkohtlemisest, vaid me reaalselt räägime sellest kui kuritegevuse liigist ja kui sellisest väga julmast tegevusest, mis, kes teab, äkki on ta meilgi seotud mingisuguste teiste kuritegevusliikidega. Et aga ma ütleks, et enne kui ta paremaks läheb ta veel hullemaks, et kui me näeme ka praegu statistikat, siis miljardeid aina rohkem avastatakse ja ma arvan, et selles suhtes see tööpõli on veel ees. Küsimus on selles, kas meil on ametnikke, kes selles suunas nagu viitsivad tegeleda ja nagu aktiivselt ja korralikult ka teevad, sest nagu ma ütlesin, meil on jällegi kogemus või naabritelt nii-öelda, kes ütlevadki seda, et tihtipeale on üks peakontor, kes otsustab, millist tõugu me parasjagu paljundame ja mis liiki me tavaliselt paljundame, siis on seal need, kes müüvad, ehk siis tegelevad müügipoolega, turundussektor nii-öelda. Ja siis on meil need hoiukodud või kohad, kus neid loomi siis peetakse ja kus toimub see selline tegevus. Kui sa paned ühe raku kinni, siis tekib kuskil 3. Selles mõttes see nagu on kogu see kompleks ära haarata, on äärmiselt keeruline. Ja sellega täna tegelikult ei ole mitte keegi veel tegelema hakanud, sest meil pigem seostest veel aru ei saada, et kui siin on ka Tartu maakonnas näiteks oli üks juhtum, kelle osad loomad, ma tean, jõudsid välja Poola ja on ka teateid, nagu ongi rahvusvaheline koostöö on ka nende poolt, mitte ainult nagu Eestis nii-öelda ametnikud ei tee rahvusvaheliselt koostööd, vaid teevad ka nemad koostööd ja vahetatakse vajadusel nii-öelda tänu Schengeni liikumisvõimalusele vahetatakse neid loomi ka väga kiiresti siit riigist välja, kui selleks vajadus on. Et selles mõttes ma arvan, et teadlikkusega tõus on see oluline sõna ja ka see, et me hakkaksime seda asja natuke tõsisemalt võtma, sest et vastasel juhul me lihtsalt jäämegi neid tagajärgi likvideerima ja lõppkokkuvõttes on see, et mingi hetk
head kodud saavad otsa ja ka varjupaikadel on ainult piiratud nii-öelda võimekus tegeleda nende muredega ja küsimus alati on, kas varjupaikale põhitegevus on hulkuvad loomad, kas ta peakski nagu eraldi veel üksinda põhimõtteliselt seda miljardite probleemi lahendama, et üks asi, okei, me võtame nad sealt koha pealt ära, aga nagu me näeme täna ka, et kui 87-st 40 on praeguseks koju saanud, siis tähendab seda, et peaaegu 40 ju tegelikult kohta on veel kinni. Et kui loom on hulkuv loom nii-öelda tänaval, kes päriselt abi vajab, võib see tõttu, ma ei saa öelda, et jääks abita, aga temal on natuke keerulisem, sest et lõppkokkuvõttes varjupaigal on piiratud ruumid ja piiratud võimalused, et ka siin just Rummu nii-öelda kutsikavabrikust ja käis ametniku lause läbi, et neil ei ole tegelikult kohta, kuhu neid loomi enam panna, et siis meil jääb vahepeal loomade abistamine juba selle taha, et meil tegelikult ei ole võimekus üleval pidada kogu seda kammaiad. Et võt see on probleem tegelikult, et liigselt tagajärgedega tegeledes me ei jõua lõppkokkuvõttes väga kaugele. Räägi ka põgusalt sellest, et mida, ütleme, inimene ise võiks teha või ütleme, mis on need ohumärgid, mida ta peaks jälgima siis, et mitte kogemata toetada siis selliseid vabrikuid? No alustuseks on jällegi see, et sa oled teadlik, ehk siis sa teed endale enne selgeks, kui sa hakkad looma võtma. Esiteks, kas sul on võimalus selle looma võtmiseks, kas sa oled valmis selleks, et see mõne looma puhul on vajalik see väga tihe kodus olemine. Küülik on hea näide, mis puhul ikka veel arvatakse, et küülik on puuriloom ja nii edasi, tegelikult ei ole seda üldse, ehk siis kõigepealt on see, et sa paned kaardistad enda elu ära ja vaatad, kas sul mahub üldse see loom sinna ellu ja kui see mahub, siis kes ta on. Ehk siis sa ei võta lihtsalt iga ette juhtuvat looma endale, vaid sa päriselt mõtled läbi, mis on sinu tingimused ja mis on sinu võimalused. Et hamstrit ei võta endale selleks, kui sa tahad, et keset päeva saaks kellega koos mängida. Et me alustame iseendast, vaatame peeglisse ja mõtleme korralikult läbi. Ja kui teadlikult saame aru, et meil ei ole selle looma jaoks aega, siis võtan endale kaisukaru, aga lemmiklooma või eluslooma me ei võta. Kui aga on see, et otsus on ikkagi olemas, siis esiteks mõtleme läbi, et äkki me oleksime valmis pakkuma kodu teise ringi loomale. Ehk siis me mõtleme kõigepealt varjupaiga peale. Kui on ikkagi see, et on mingi kindel tõueelistus, siis on see koht, kus me vaatame läbi need kasvatajad. Aga jällegi, see tõesti on keeruline, sest nagu me näeme selle Kristiine kutsikavabriku pealt, et igasugused soovitused on olemas, igasugused karikad on olemas. Lõppkokkuvõttes ei ole mitte midagi hästi. Aga kui on korralik kasvataja, siis alustuseks võime teha Google'i otsingu ja sealt edasi juba, kui meil näeme seda, et see omanik või see loomakasvataja esiteks, kui me vaatame seda kas või Kennelliidus, paljudel on neid pesakondi ja seal on meeletu hulk igal aastal, siis võib-olla see ei ole kõige targem asi, et kvaliteetselt korralikult kasvatajad tihtipeale otsivad enne loomad nii-öelda kutsikatele või kassipoegadele kodud, kui nad hakkavad seda looma paljundama, ehk siis nad tagavad juba selle ära, et enne kui see loom üldse tiinestatakse, enne seda on tal kindel, et tal ei jää need loomad kätte. See oleks nagu kõige eetilisem variant sellest, kui eetikat saab kasutada paljundamise juures. Aga ehk siis, kui palju see kennel on üldse nõus meile infot andma, mis terviseuuringud on tehtud selle looma kohta, kas need vanemad, milline on nende põlvnemine, sealhulgas näiteks suguluspaarituse osad, kui seal on suguluspaaritust, miks see on tehtud ja nii edasi, et selles mõttes ei ole keelatud sugulusparitus meil täna, aga et sellel peavad olema väga head põhjendused taga. Kas on vaktsineeritud loom? Kas need vanemad on vaktsineeritud, kuna nad on ussirohud saanud, mis toiduga neid toidatakse, kõik sellised asjad, kõik pisiasjad tuleb tegelikult enda jaoks selgeks teha, sest vastasel juhul ongi jälle see, et kui see omanik või kui see loomakasvataja ei oska meile vastata neile küsimustele või ta püüab mitte vastata, siis see on esimene ohumärk. Ja kui me siis ükskord oleme valmis nii kaugele, see koer on juba valmis koju tulema või on nagu sündinud, siis esiteks on see, et kui see omanik ei luba meil koju tulla vaatama seda looma, siis seal on midagi valesti juba, et jah, ma tean, et ka mitmed miljardajad ütlevad, et ta ei lase parasjagu meid sinna tuppa, sellepärast et seal on nii-öelda beebide alla ja seal on kõik väga steriilne ja nii edasi. Ma olen mõnes mõttes saan sellest aru,
teine asi on see, et kui seal kõik on steriilne, siis seal ei saa kutsikaid olla, sellepärast et me kõik teame, millist kremplit või millist segadust korraldavad loomad. Et selles mõttes otse loomulikult võtame jalanõud jalast ära ja peseme käsi ja nii edasi, et arvestame kodukorraga küll, aga me peame nägema selle looma vanemaid, me peame nägema selle looma nii-öelda elukohta ja me peame nägema seda, et kuidas see loom meiega suhtub ja kuidas see oma või kasvataja siis suhtleb oma loomadega. Et on täna ka neid kenneleid, kes ongi, et sul on ühes kohas elad ise ja samas sul see kennel või koera kasvatus ongi teises kohas, on ju, et ehk siis see loom ei saagi tegelikult juba sotsiaalseid oskuseid omandada, sest ta inimesega kokkupuude on väga vähene. Ehk siis siinkohal me peame ka arvestama seda, et kas ta nagu vaimne tervis tegelikult on nii hea, et kas selles mõttes on nagu lootust ka, et ta tulevikus saab korralikuks loomaks meie kodus või võib-olla ei ole see hästi, et meil on ka Tiibeti mastifid, kes ise hammustavad omanikku, on ju, et kas see on okei tegelikult meie enda jaoks, kas me tahame nii kurja koera endale koju, et kõik need asjad tuleks selgeks teha. Ja kui see kasvataja tõesti vastab kõigile meie küsimustele, kui ta tõesti on see, et ta on huvitatud sellest, kes meie oleme, ehk siis ka see kasvataja peaks ka uurima seda, et mis kodu meie suudame pakkuda ja kes meie oleme. Et ta ise tahab ka või tunneb huvi ka sellest, et kuhu tema loom läheb, siis see on ka väga hea märk tegelikult. Jah, mitte seda, et kusagil parkimisplatsil või ma ei tea, kuskil kahtlases kohas antakse koer lihtsalt üle ja siis on nagu head aega ja kõik on ju. Just, et selles mõttes, et see on nagu esimene tongi, et kui me juba ei näe tema kodukorda, et ma tean, et siin on üks loomaarst, kelle juures on võimalik nii-öelda kutsikat siis võtta, et siis see uus omanik saab otsustada, et kas ta tahab vaktsineerida looma või mitte. Et siis näiteks see ei ole siuke asi, millega tasuks nõus olla või okidokis lihtsalt on pilt ja lausa on see, et et paberit saad teha, kui sa nagu ise selle eest maksad või mis iganes need geniaalsed väited on, et siis ei soovita neid variante. Ja kui sa oled nõus juba sellist teed minema, siis jällegi võta loom varjupaigast või siis suurema tõenäosusega ära võta looma endale, et ei tasu. Et kui sa juba ei suuda maksta tegelikult seda võtmise tasu ja tahad sealt kokku hoida, et siis teine küsimus on, kuidas sa need veterinaarkulud hiljem maksad. Et täna veterinaarsed ülevaatused ja kogu see kogu see tervise pool ei ole üldse mitte nii odav, et kui on hambaprobleemid või on seal seljaprobleemid, puusaprobleemid, et siis see on väga-väga kulukas ja looma soetusost on kindlasti soodsam tegelikult. Mis oleks siia lõpetuseks ja kokkuvõtvalt selline üks mõte, mida iga inimene saaks kohe praegu ära teha, et loomi aidata? Alustame iseendast, hoolitseme enda lemmikloomadest. Selles mõttes, kui laiemalt tegelikult võiks üldse hoolitseda loomade eest kui sellisest, et ala söö vähem liha. Aga tegelikult on ka see, et kui me ise enda looma eest juba hoolitseme ja vaatame, et temal oleks kõik hästi, et tal oleks veterinaarsed ülevaatused tehtud, et tal oleks korralik toit, tal oleks kiip, see oleks registreeritud, vaktsiinid oleks tehtud, ehk siis ka marutaudi vaktsiin kindlasti. Et täna me näeme aina vähem seda, et neid vaktsiine tahetakse teha, samal ajal on meil marutaudi riigid ümberringi, et see on nagu selline esmane. Ja teisalt, kui sa näed, et kellelegi tehakse liiga, kas sul on kahtlus kutsikufarmi osas või sa näed lihtsalt, et keegi peksab oma koera või toida või viskab oma kassi välja või on muidu selles mõttes loomade suhtes pahatahtlik või loobib tänavale näiteks toidupalukesi, kus sees on erinevad mitte söödavad osad, siis ka kõik see, et selles mõttes pane tähele, ära käi silmaklappidega ringi ja ära looda, et see on kellegi teise probleem. Sest kui me ise reageerime ja ise näeme vaeva, siis aitame me kogu seal maailma natuke paremaks saada. Väga ilus mõte siia lõpetuseks ja aitäh sulle, Hellika, kõige eest, mis sa oled teinud läbi aastate siis loomade aitamiseks ja aitäh, et leidsid aega meile sellest rääkima tulla. Aitäh, et kutsusite! Suur tänu ka kuulajatele ja järgmise korrani. Tšau! Tšau!